If you ride with me, don't gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. 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 In the name of gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. 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 Kuidas me saime, me tulime siit ja me olime järsku siin. Jah, siin oli see plats. See oli ka. Ja nüüd me tulime siit, eks me oleme selle osa skippinud. Sellest üldse ei räägi. Aga no siin on mingid konnad, need mind ei huvita ka. Aga see. Aga me oleme siin juba. Bamboo Forest. Seal on see. Kui me nüüd selle läbi kõnnime, siis me jõuame siia ja siis me peame siit tagasi minema või? Siia või? Oota, aga ärme lähe siis praegu äkki või? Gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. 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 Kuidas sulle zoo meeldis? Tore oli. Pandat oleks tahtnud rohkem näha. Nii korraks ainult nägime. Minu meelest oli ka, tegelikult oli mega tore ja armas, aga see mapp oli natuke kaootiline ja mingi osa oli suletud, mis oleks võinud olla avatud. Me ei teadnud, et see on suletud. Ja tegelikult oli ju väiksem kui Eesti oma, Tallinna oma. Tegelikult mina ütleks. Sest Tallinna oma sa ikkagi tunni ajaga läbi ei kõnni. Ma ei tea, jah, ma
ma ütleks, et on võib-olla suht sama suur, võib-olla tegelikult isegi väiksem. Väiksem ikka, jah. Sest et Tallinnas on ikkagi need mingid väiksed närilised ja ussid ja seal on igast neid väikseid loomi ka. Siin on pigem suuremad ja siis natukene mingeid väikseid, aga suht vähe. No kaelkirjak oli väga võimas. Vanda tahab juba kodust jooksu panna. Aga jah. Muidu oli väga lahe, jah. Jah. Me vaatame, mis me edasi teeme, kuni meil on veel aega 2 tundi. No 45 minta, siis on meil vestlus Reinikaga ja siis lähme vaatame veel veits ringi outletti ja siis on juba koju minek. Varsti kodu poole minek, Nii. Kuna õues on jälle mingi ilgelt palav ja autos kont ei tööta, siis peab hädavajalikke liigutusi tegema. Ja kuna mul on teksapüksid, lühkarid, siis nendega ei ole just kõige parem siin haududa. Ja kõige parem variant vahetada need õhukeste dressi lühkarite vastu. Muidu ei kannata lihtsalt. See on unreal. Ebareaalne. Kui maanteed sõidad, siis on nagu mõnus, tuul käib läbi, saad aknad lahti sõita. Aga kurat, kui sa siin linnas sees sõidad, no see on ikka jopenpuh. Tuult ei ole ja praegu on ka stange täiesti läbimääral lihtsalt unreal. Oh my god, ma ei oska enam kuskil olla isegi. Tahaks nagu mitte päikest saada, sest nagu fucking palavan. Äkki võiks teise koha nii parem. Tule siis ei liigu õhk. Absoluutselt ei liigu õhk. Õues ka ei ole õhku. Sest nii tuulevaikne on. Jube. Fucking hell. Nagu tööd ma võin teha ja asju, sest põllu peal tuult ja asju on, aga siin linnas lihtsalt kepsutada mitte töötava kondiga autos ringi. Vaat see on õudus. See on õudus. Nii et sellisel noodil, higisel noodil lõpetame hetkel. Me oleme jõudnud nüüd tagasi koju Adelaide'ist. Sõit oli pikk, me oleme super väsinud, kell on 8 õhtul ja nii palav oli autos, sest meie kliima endiselt ei tööta. Aga nüüd me oleme tagasi, teeme kiirelt oma õhtutoimetused, aga enne seda mina ei ostnud mitte midagi, ma ütlen kohe ära. Ma ostsin endale šampooni ja näopesukeeli. Nii et keegi ei saa öelda, et mina ostan midagi. Ma näitan ühe asja kohe ära. No kohukesi ostsime muidugi meie main poest Adelaide'is. Aga mis me seekord saime? Mida pole nüüd mingi 9 kuud saanud või? Leib. Leib on hea asi. See on õige leib, mida siin ei ole lihtsalt. Jah, me ei ole Eestist alates, ei ole kordagi leiba söönud. Tahaks seda kohe nuusutada. See on nagu hea leib ja käärem vaja. Käärem vaja. Näite sulle. Issand, kui pikk pakk. Oh my god. Leivalõhn. Meil on hapukapsast ka, nii et me saame teha leiba ja kartult ja hapukapsast. Yeah. Love it. Jõuluroa saame enam-vähem teha.
lihaga vaatama, mis mina ei ostnud midagi, Germo teeb hauli. Mina näen ka asju esimest korda. Ma tellisin sellisest kohast, kust ma lihtsalt nägin ja mõtlesin, et ma proovin. Sest kokku see ei läinud väga hullult maksma. Hinnad olid suht normaalsed. Nii. Muidugi särke. Praegu esmamulje tundub isegi päris okei. Vana ostab endale särke. Oi kui... See näitab pisike. Ma sain omale särgi. No, ma just ütlesin, et ma ei ole midagi ostnud. Palun vaadake, kui lühike see on. See on isegi sul. See on isegi minule nabakas. Ära ütle, et nüüd kõik teised ka sellised on. Jaa, aga teate, et Austraalias ma räägin teile, see on päriselt mingi stiil, et mehed kannavad nagu lühikesi särke. Päriselt, see on mingi stiil, et nad on need baggy, need teksapüksid ja siis on see lühike. Jaa, aga kõik Austraalias ostetud särgid ja asjad, mis mul on Nessid. Ja seal olid mõõdudeid täpselt see, et... Jaa, aga saad aru, see ei olegi see, et see särk nagu vaata lõike, et olekski. Selle lõige ongi selline, et on väike nagu lühike. Nii, vaatame järgmist, loodame, et järgmine ei ole. Ei, see tundub. See on veits pikem juba. See on vähe pikem, jah. See on veits pikem juba. Mis see männ või? On männ või? Männ. Siuke veits viisakam. Normaalne. Normi. Näete, elu ütleb mulle, ma ei osta endale mitte ühtegi asja. Ikka saan. Siis, see on teistsugune. Roheline. See ei olnud roheline. See on minu arust roheline. No, igal juhul siin ta on roheline. Ta tundub ka natukene lühikene. Sa oled nii pikk, et... See roheline ei ole iseenesest halb värv, aga see on nii paks. Ta on kuidagi päris asju, jah. Aga samas ma vaatasin seal pildi peal, tal oligi nagu mingi maika oli all ju. Tal oli nagu jakina see veits. Ei tea, jah. Vaatame. Kuiv on. Las alla siis. Üks särk veel. See ma loodan, see on nagu see kõige ilusam. Ma loodan, et see on nagu ilus, paras. Jess. See on kõige parem. See tundub okei. Tundub õige suurus ka. Jah. See on päris hea. Tagastada saad ka tegelikult, kui sulle midagi üldse ei sobi. Kus nüüd tellis oma lassi? No, sest mul ei ole ühtegi pusa, aga üks on kõik ära omastanud sinne. Sest mul ei olnud ka ühtegi, nüüd mul on 2. Sul oli? See tundub isegi. Kuule, see tundub minu pikkus jälle. Ära hakka. Mida viiulit? See on sulle 100% lühike. Ma juba näen, et see on mulle paras. I love it. See on nii nunnu. No, ja nüüd tõsta käed üles. Ja, tõsta käed. Said jälle endale pusa. Kõik minu pusad lähevad sulle. Jälle mul ei ole endiselt pusa. Aga... Reaalsus on tegelikult reaalselt see, et ma olen Germo mõlemad pusad. Tähendab, ühe ma rikkusin kogemata ära. Ehk siis see on nüüd suht minu... Aga see on vana ka, jah. See on 3 aastat vana vist, sest ma kinkisin selle minu mõnest sulle esimeseks jõuluks. Ja... Täpselt sulle suhkas asju ka. Aga see on täpselt minu suurus. I love it. Mulle meeldib. Ma just tahtsingi pusa endale. Üks väga tähtis haul. Jäi tegemata veel, aga nüüd tuleb see. Ma ostsin sellised tossud, mida ma arvan, ma ise poleks võib-olla ostnud. Ja kuna me käisime outletis... Aga, issand, kui ma meile... Aga, ütleme niipidi. Aga, tal olen mina, kes ütleb talle, et need on lahedad ja need sobivad talle ja pushib teda enda stiili kandma. Nii et, öelge talle, et need on lahedad. No, üks väga suur põhjus oli ka see, et seal outletis oli soodukas ja ma sain need põhimõtteliselt mingi 35 euriga
aga veits kurb on see, et tegelikult seal oli veel pakkumine, kui ostad 2 paari, siis sa saad teise odavama paari pealt saad -50% ka veel. Ja põhimõtteliselt oleks 2 tükki saanud $90. Sotiga oleks 2 paari saanud need, mis ma vaatasin, aga 2 vansid, mis ma vaatasin juurde nendel õiget suurust ei olnud, minu suurust. Ehk siis, ja kuna meil läks kiireks, ma ei jõudnud seal väga muid ka hakata vaatama, siis ma pidin leppima sellega, aga ikkagi 30 euri, vansid, tutikad, õiged originaalid. Siis nagu ma ei tea. Näita nüüd. Tada! Ma kandsin viimati kõrge äärega tosse mingi... Ja aga need on nii klassikalised. Nad on klassikad ja nagu... Ja nad on vansid. Saad aru, on ju? Vansid. Näete? Vans. On ju? Vans. Ja mulle vansid meeldivad. Need on nice'id. Mulle täitsa sobivad. Nii et jah, nüüd peab ootama, kuni järgmine kord läheme, siis ma võtan teised veel. Teeme väikse õhtuse mantsi veel ja siis vaatame mingi väikse video äkki ja tuttu ära, sest homme on kell 6:45 või igatahes jah, mingi 7 peab tööle ajama juba. Just mõtlesin, mis 6:45. Jah. 6:45 peame autos ajama, nii et 7 peab tööle ajama. Saab 10 tundi, 12 tundi, 11 tundi saab tööd laksata. Nii et läheb andmiseks jälle. Pilved on küll palju lubavad täna. Õnneks tegelikult peaks nüüd mööda minema varsti. Ehk siis, aga kuna eile oli 38-9 kraadi, siis lubab täna väga rahulikku päeva. Sellepärast, et kui on liiga kuum, siis nad ei saa arvestada, sest siin on väga suur tuleoht sellise kuumaga. Ehk siis vaatame, mis päev toob. Teeme väiksed ettevalmistused ja ootame, mida rekkad tulevad.
muidugi tore asi on praegu see, et hommikul küll sadas vihma, mis järgi jäi, aga seal kaugel taamal on väga tumedad pilved ja seal on umbes meie kodu, kus on nagu rämedalt vihma praegu. Meil on siuke poolenisti, aga seal lööb normilt päikest. Ja üks asi on see, et kui seal päikest lööb ja see peaks natuke siiapoole lähemale jõudma, siis me peame putkad kinni panema, sest meid ümbritseb siin hunnik metalli. Mul on vapse kuradi tornid siin, kõik stackerid, kõik asjad on nagu ja meil ühe korra oli, kus oli ka äike ja tuli päris kiirelt meie poole ja lõpetasime tööpäeva ära. Ma loodan, et ilmselt tööpäeva me ära ei lõpeta, sest tegelikult ta lubab selgeks minna ja noh, kui vaadata, et pilved tulevad sealt poolt või noh, liiguvad sinna. Ehk siis loodetavasti ikkagi saab päeva kirja, sest ei tahaks seda topelttasuga päeva nagu raisku lasta, kui juba tulime. Jah, nii et loodame parimat. Äkki saame mingi äiksega peale. Noh, midagi lõi jälle. Ma ei tea, kas peale käi. Vaadaks seda võitleja ritsikat. Ma olen reaalselt kakleb ju. Oh, fuck. Vana ei anna alla ka. Vana kakleb täiega. Niimoodi tragised. Oh no. Õigus, vanad. Ripub küljes. Ja vana on siuke suum lihtsalt. Vaatas kohe selja taha tagasi. Päeva lõpp paistab. Viskame kuradi vaakumi, tõmbame kuivaks ja siis on aeg tüksule. Oh no! Pikutasime siin rahulikult, võtsime päikest ja tunnen järsku, kurat, keegi närib külje alt. Mingid pisikesed raiped siin jooksevad ja muidugi siis ma hüppasin püsti ja siia keegi ära surnud vahepeal. Normaalne lädakas. Niisugune. Aga jah. Kurat, ei saa pikutada ka rahulikult, miks sipelga närivad raisk. Jopp on puh, ma ei tea ka, mida teha. Sisemaal ei ole mingit randa ega kuhugi minna. No. Isegi see bassein, mis siin linnas on, seal on ka ainult bassein. Seal ei saa isegi päikest võtta ega mitte midagi. Vaatasin jääna, seal ei ole mitte ühtegi mingit tooli ega mitte midagi, käi ainult ujumas. Tahaks nagu pikutada, sest ja päikest võtta veits, sest töö juures on pikad riided seljas ja siis saavad päikest ainult
käekohad, noh siit on väike rant näha, pärast kodus näitan paremat, mul on tegelikult juba suht neegri käed. Niimoodi, et peopesa on lumivalge ja pealt on tumepruun. Ja nägu on ka päikest saanud, aga rohkem mitte midagi ei ole. Nii palju, kui ma siin paar korda oleme saanud päevitada. Ehk siis jääna. Kaisa ei taha enda perset välgutada ka seal hoovis. Seal on 2 noort kutti, pereema poega. Sest teab, pärast käivad seal kuradi vardab püsti. Ei viitsi lihtsalt mingi võõra pere jah, ei tea jah, mis saab. Mõtleme, mis teha. Sest no siin ei saa olla. Kuradi sipelgad, nii pisikesed. Aga kurat tammustavad jumala rõvedalt raisk. Nii et üks hüppus peitu, kuna auto sõitis mööda. Jah. Praegu peaks rahulikult kõik need 2 nädalat jõuludeni jutti tööl, aga kurat ei anta ka juurde. Ja teine asi on see, et muidugi tööga on ka juba vaikselt see, et osad vennad juba vaikselt lõpetavad või noh, lõpetasidki. Ehk siis nad tõid, need Toomas ja need. Et nemad osad enam vilja sisse ei too. Ja põhimõtteliselt see kõige kiirem hooaeg või noh, tööaeg oligi ainult 1 nädal põhimõtteliselt, kus oli nagu päevad olid tihedad, sest nüüd on jälle suht rahulik. Eile oli terve päeva peale 10 rekkat. Noh, muidugi laupäev ka, aga ikkagist. Jep, siis kui käid 39 kraadiga poes jala, siis tee peal jääb kerge vihmuti tee peale, siis ma arvan, et siin riigis ei ole keelatud isegi kuskil. See on nagu kooliaed, aga ma arvan, et siin riigis ei ole kuskil keelatud mingit vabad vett võtta. See oleks illegaalne. Jah. Oleks kohe nii parem. Mõnus tuulepriis tuli ka päris mõnus siuke jahutav. Normaalne, päris hea. Teine võrki. Homme tuleb 43 kraadi, nii et vägev. Õnneks ainult pool päeva tööl, nii et siis peaks vaatama rannaäärde. Üks rannaäär, mis siin kuskil sisemaal on, kuskil kõrval külas. Vaatame, saab ujuma minna lõpuks või ei saa. Loodame, et saab. Minna 43 kraadiga ikka kuradi ja Vaata, sul on mingi räige putukas siin. Läks sinu päev. Sai kõik. Seal on mingi lastele mingi norm lõbustuspark ja kõik kohad on autosid täis, kõik puhkavad, kõik on holiday'l. Mõnus siuke koht. I remember you.
jõhker päev olnud. Terve päev. Kuna eile oli 43 kraadi, öösel kõige madalam kraad oli 27 ja mingi 9:30 oli kraade juba 36. No nüüd on jälle mingi 40 ja kuna lubab veel äikest õhtuks, siis nagu tänased kärbsed, no see on insane lihtsalt. See on ajuvaba. Natukene sa toimetad väljas ja sul on nagu ilma liialdamata on mingi 50 kuradi kärbest sul lihtsalt ühe käe peal ainult. Jõhker, ma pole elu sees nagu nii palju kärbseid näinud. Ja kui sul kõik nad on ümber randme või midagi nagu siuke ühes puntras nagu põhimõtteliselt tegid sul käevõru endast. See oli päris rets ikka. Ja nüüd ma sain tipa varem sain ära. Ma pean ka asjad vaatama siin 10 minta. Ja ma lihtsalt tulin autosse ära, sest siin on meil sääsevõrgud. Tagant saab aknad lahti hoida. Autos kont ei tööta. Täna peaks vaatama minema, äkki saab korda teha. Saaks, aga ma pigem eelistan siin haududa praegu, kui väljas on nagunii ka samamoodi haudumine. Aga siin ei ole vähemalt neid kuradi kärbseid, sest nad on lihtsalt crazy'd täna. Nad on nagu väga crazy'd täna. See on ikka päris rets. Ühe oleks peaaegu ära ka söönud täna. Lendas lihtsalt kurku kinni mulle lambist. Õnneks sain välja. Aga ma arvan küll, et kui muidu öeldakse, et elu jooksul sööd mingi 7 või 10 ämblikku vaata ära magamise ajal või mis iganes, siis ma arvan, et siin austraallased, igatahes siis siin nad söövad küll neid kärbseid nagu, ma ei tea, magustoiduks iga õhtu vist. See on ikka päris rets. Mul siin töötades selle nüüd pooleteise, okei, lõpuks saab 2 kuud varsti täis aasta lõpuks. Selle aja jooksul on mingi 3-4 kärbest lihtsalt suhu lennanud kurku kinni. See on ikka crazy. See on crazy. Nii et jah, austraallased saavad kärbseid magustoiduks. See on siis mitte fakt, vaid minu hüpotees. Sest neid on nii fucking palju lihtsalt siin. Aga ta oli tore päev. Ta oli mingi 5 töölõit. Enamus päevast lihtsalt istusime airconiga autos. Tegime 5 minutit õues tööd, 10 minutit autos istusime. Ja nüüd vaatan, et sealt tuleb jooksuga, sest talle ei meeldi üldse need kärbsed. Vehib seal. Jesus, go away! Ma just rääkisin, kui crazy mul nende kärbestega täna. Ma ei suuda, nad lihtsalt ründavad. Lähme nüüd. Lähme. I remember you.